On jõulukuu ja pühad on tulemas ja toit muutub meie laual üha tähtsamaks ja Suure Eesti Raamatuklubi kuu raamatuks on üks selline tore raamat 101 Eesti toitu ja toiduainet. Kokku on selle pannud 4 naisterahvast, 2 on mul siin stuudios kohal, Ester Pardone ja Anu Kannike. Mõlemad olete etnoloogid, tervist! Tere! Tere! Kust üldse see mõte tuli, et võiks võtta kokku nüüd Eesti toidud ja ühe raamatu kaante vahele panna need kõik? Jaa, tegelikult see mõte sündis juba paar aastat tagasi. Me oleme oma taustalt tõesti etnoloogid teadustöö taustaga ja meil oli selline uurimisprojekt Baltimaade toidukultuurist. Ja olles siis kirjutanud mõnda aega tõsiteaduslikke artikleid, tundus meile, et oleks õige aeg ja sobiv hetk natuke valgustada sellel teemal ka laiemat üldsust, eriti võttes arvesse, et toiduteema on ju tegelikult äärmiselt paeluv ja äärmiselt kuum ka meie avalikkuses. Ja siis õnnestuski meil kokkuleppele jõuda Varraku kirjastusega, kellel on selline suurepärane sari ja nii see töö pihta hakkas. Ma võib-olla lisaks siis veel nii palju juurde, et üks ajenditest oli ka see, et 2 autorit, kes siin täna ei istu laua taga, on uurinud just nimelt sellist osa Eesti toidukultuurist, mis on võib-olla vähem pälvinud tähelepanu meedias ja kui räägitakse Eesti toidust, siis mainitakse küll sageli, et sakslastel oli ikka teistmoodi või mõisaköögis söödi seda ja teist, aga et võib-olla see konkreetne teadmine, mida seal siis ikkagi söödi ja kuidas, et seda on nagu vähem. Kuidas te üldse neid andmeid saite, et kui kaugele minevikku võib nagu jälitada kõike seda, mis eestlastel toimus? No mõisnikel on muidugi, nemad kirjutasid, olid kirjaoskajad ja kultuur ja talupojad. Et tegelikult me oleme kasutanud ka päris vana, ka arheoloogilist materjali, väljakaevamist leitud toidujäänuseid, siinsamast Tartust isegi on keskaegsed jäätmekastid, kus on väga põnevaid arheobotaanilisi leide. Sealt edasi keskajast on meil juba linnakultuurist kirjalikke allikaid. Mis puudutab baltisaksa toidukultuuri, siis tõepoolest siin on juba olemas nii käsikirjalised kui ka trükitud kokaraamatud. Ja Eesti talupoeg ta ei pannud kirja oma kördi või muu toidupoolise retsepte, küll aga peame arvestama, et eestlased olid paljud mõisas kokkadeks ja tegelikult ka ju esimene meie kõige vanem kokaraamat juba siis 18. sajandist sai trükitud eesti keeles, just nimelt seetõttu, et kokaprouad ja härrad olid Eesti tõugu. Ja sealt kaudu kindlasti need oskused ja teadmised roogade valmistamiseks jõudsid ka meie taludesse. Kas me saame rääkida üldse mingist Eesti oma maitsest või see võib-olla kujunes alles võib-olla eelmisel sajandil välja või? No siin on jälle küsimus, kes on sel juhul eestlased või millisest Eestist me räägime? Kas suure tähega või väikse tähega Eestist? No ilmselt on piirkonniti ikka see menüü olnud ikka üsnagi erinev, eks ole. Kes oli seal Eesti kagunurgas, setod, venelased, eks ole, seal kes kuskil hoopis saartel? No kahtlemata jah, et kui ikkagi elati mere ääres või veekogude läheduses, siis oli kala oluline toidulaual ja kui mitte, siis võib-olla olid teistsugused toidud rohkem. Ja peame arvestama just nimelt, et meil ei ole kunagi olnud mingisugust ideaalselt puhast Eesti kööki ega Eesti maitset. Et tõesti meil ju elasid Lääne-Eestis rannarootslased, need olid ühed vähesed, kes meil tegid juustu, sealt kaudu näiteks igasuguste piimatoodete valmistamise oskused levisid ka eestlastele. Teisalt tõesti õigeusklikud setud sõid samamoodi seeni nagu venelased ja selles mõttes, et Eesti köök ja Eesti maitse on tegelikult olnud läbi aegade ka väga avatud ja ka väga muutuv. No keskaeg oli ilmselt selline murdepunkt, kui paljud asjad hakkasid meile jõudma? Jah, seoses Hansa-kaubandusega kindlasti, et siis võib öelda, et Eesti oli küllaltki euroopalik, kui arvestada siinsete jõukate linnaelanike toidulauda, et siia jõudsid ikka päris paljud vürtsid ja ka eksootilised puuviljad. Ja kindlasti veinid. Just. No
täiesti tavalised asjad tänapäeva toidulaual, kartul, tomat, kurk, eks ole, ega siis need ka ei jõudnud ju väga kohe meile või? Jõudsid nad ikka keskajal või? Ei, toidulaual ilmselt mitte, eks ole. Ütleme, Eesti talupoegadel läks ikka päris kaua aega, enne kui kartul omaks võeti, et sellesse suhtuti ikkagi kui mingisse kahtlasesse vilja. On selle kohta mitmeid kirjalikke allikaid, kuidas siis mõisnikud on püüdnud veenda talupoegi kartulit kasvatama ja mõisaadades jõudis kartul siis ütleme 18. sajandi teises pooles, aga kulus tegelikult peaaegu 100 aastat, enne kui siis Eesti talupoeg samutigi hakkas kartulit pidama igapäevaseks toiduks. Mingi legend ma olen kuulnud, et esialgu taheti need kartulimarju prooviti, et mis maa peal on, eks ole, mis tekivad õitest. Kas teate, mis on kartuli üks varasemaid nimetusi, enne kui hakati, sest kartulisõna ju tuleb saksa keelest eesti keelest. Kartoffel, eks ole. Aga et mismoodi kartulit enne seda nimetati, see on ka saksa laen, aga maaõunaks. Ja ei, tõepoolest, et arvati jah, et need kartulirohelised marjad siis nii-öelda, et neid peaks sööma, et see kartuli mürgisus või üldse see teema, et ka tomatid peeti näiteks algul kahtlaseks ja mürgiseks. Tomatid isegi veel Eesti ajalehtedes lükati ümber kuulujutte, et tomat on mürgine, tomatist rikub verd ja põhjustab haigusi, et tegelikult tomat on üks niisugune vili, mis võeti päriselt omaks alles nõukogude ajal. Aga kust need kuulujutud tulid, et on mürgine? Talurahva loomupärane umbusk uuenduste vastu. Aga teraviljad on meil nagu siis olnud aegade algusest või et sealt saab körti ja leiba ja kõike seda või? Kindlasti sellepärast, et on teada, et meie kõige vanem teravili on oder, seda on siin mail söödud kindlasti juba tuhandeid aastaid. Et odrast kakud, pudrud, leivakesed, et see on olnud niisugune tõesti üks läbiv telg meie toidumajanduses, et see rukkileib, mida me peame väga omaseks, mida ta ka kindlasti on, see on tegelikult isegi mõnevõrra noorem. Kui me nüüd räägime lihast, siis öeldakse ikka, eestlane on ikka eluaeg sealihasöönd, eks ole, on see siis nii olnud tõesti või? Pikki sajandeid oli liha eeskätt pidupäevaroog ja kui pidupäev kätte jõudis, siis küll püüti liha süüa nii palju kui võimalik. Et talupoja pulmas siis pidid olema lihapütid nii kõrged, et teisel pool lauda istujat ei olnud näha. Aga ütleme selline igapäevasele toidulauale tegelikult tuli liha ikkagi võib-olla 19. sajandi lõpupoole, kui elujärg oli juba parem ja loomulikult oli see ikkagi siis põhiosas meie armas sealiha. No me oleme toitudest rääkinud, võtame joogikultuuri ka. Õlu on vist üks vanimaid selliseid jooke, piima kõrval ma pakun, või? No õlle kõrval ei saa unustada ka mõdu, mis on ka üks väga vana jook ja mis on siis nüüd taasavastatud. Aga vahemärkuse korras, et oma õllekultuuris peame olema tänulikud munkadele, sest et keskajal siis meile tulnud mungad kloostrites olid siis esimesed, kes sellist tõsist korralikku head elud hakkasid siin proolima. Ja sealt me jõuame kohe selle piirituse ja viinavabrikuteni, et tegelikult need on ikka suhteliselt viimaste aegade nii-öelda nähevist või? Piirituse ja viinategu teraviljast on veidi vanem, aga kindlasti see kartulikasvatuse hoogustumine 19. sajandil oli ka oluliseks tõukejõuks, et seda hakati rohkem tootma. Tegelikult ikkagi ütleme 18. sajand oli see aeg, kus viina põletamine laiemalt sai hoo sisse ja mitte üksnes siis kohaliku rahva tarbeks, vaid viin oli ka tähtis ekspordiartikkel, et seda viidi siis suurte vooridena ka näiteks Peterburi ja paljud mõisad siis rajasidki oma rikkuse ja jõukuse ja uhkuse just nimelt viinatootmisele. Võtame nüüd sellised huvitavamad tooted, näiteks magustoidud, mis tänapäeval peame täiesti elementaarseks, jäätis ja kakao ja ütleme kohvi näiteks, millal meie inimesed neid maitsma said? See söömine on kindlasti ikkagi 20. sajandi nähtus. Mis puudutab kohvi, et esimesed kohvikud tekivad meie linnades 17. sajandil. Huvitav on see, et üks meie kohvikultuuri hälle võib-olla nii-öelda on Hiiumaa, et nimelt Kärdla
Kalevi vabrikus hakkasid töölised kohvi jooma juba 19. sajandi keskpaiku. Nimelt siis seal oli tollane omanik, kes siis oli eeskujuks ja kelle järgi ka siis kohalikud meistrid ja töölised seda jooki hakkasid nautima. Ja jällegi nagu uute asjadega sageli, et algul ju oli teatud umbusk, ei osatud ka päris õigesti võib-olla kohvi valmistada, et ma ise näiteks olen Põhjarannikul välitöid tehes kuulnud lugu, kuidas esialgu siis Soomest toodi kohviubasid ja siis perenaised panid siis need terve toad vette keema ja olid imestanud, et jook sugugi hästi ei maitsenud. Et natukene võttis see juurdumine ja õppimine aega. Ja kakao ja šokolaadiga, need tulid ka ikka siinse jõuka baltisakslase lauale ja kohvikutesse siis 18. sajandil eeskätt. Huvitav on see veel, et šokolaadi peeti nagu paljusid teisi maiustusi ravimiks ja alguses müüdi ka apteekides, alles siis see jõudis nagu laiemalt tarvitusele ja siis kindlasti ei saa unustada vabariigiaegseid šokolaaditootjaid, keda meil oli siin Eestis küllaltki palju ja ka eksportisid nad edukalt. Ja huvitav fakt on võib-olla veel see, et 30-ndatel propageeriti kakaolaudu, et tänapäeval nagu väga ei kuule sellest, et eraldi tee- ja kohvilauad küll, aga et kakaolauda, et soovitati kui tervislikumat alternatiivi kohvilauale näiteks. Jõuame siis meie legendaarsete rahvustoitudeni, et kama ja kaerakile, on seal need asjad ka sees raamatus ilusti? Ja mõlemast on juttu ja jällegi eks see, et nendel on selline eriline sümboolne staatus, viib meid jälle selleni, et ikkagi teraviljatoidud on meie köögituum nii-öelda, et jällegi ju kaerakile ja ka kama oli lihtne teha, kuna vilja kasvatati ja mis puudutab kama, siis see küll esialgu ei olnud tuntud kogu Eestis, et oli ka ta pigem Lõuna-Eesti nähtus. Kaerakile nüüd, selle populaarsus nüüd sõltub natukene maitsest. On selle kirglikke armastajaid, on ka kirglikke vihkajaid. Võib-olla kama teekond meie toidukultuuris on natukene sirgjoonelisem, et see on olnud talupoegadel kosutav suvise kuuma heinaja toit, aga jätkuvalt populaarne tänapäevani välja. Igal juhul selline tore raamat, kui on rohkem aega pühade ajal, siis on see esiteks hea kingitus ja teiseks, kui on kõht liiga täis söödud, siis on täpselt hea nagu toidust lugeda, eks ole, 101 Eesti toitu ja toiduainet. Ja aitäh, etnoloogid Ester Pardone ja Anu Kannike! Aitäh!